Minu nimi on Mihkel Nestor ja ma olen SEB Panga majandusanalüütik. Meil on just valmis saanud värske majandusprognoos ja ma usun, et ma võiksin sellest rääkida tunde, aga toon sealt välja 5 põnevamat fakti. Viimane aasta ei ole olnud Eesti jaoks parimate killast. Samas on meil läinud võrreldamatult paremini kui eelmise kriisi ajal. Kui mullu kukkus Eesti majandus vähem kui 3%, siis näiteks Hispaanias langes sisemajanduse kogutoodang 11%. Muuhulgas tähendab see seda, et oma elatustaseme ehk siis ostujõuga korrigeeritud sisemajanduse kogutoodangu poolest läks Eesti Hispaaniast mullu ilmselt möödagi. Nüüd on kriis aga lõppemas ja Eesti majanduse tuleviku osas ei maksa olla pessimist. SEB prognoosi põhjal kasvab Eesti sisemajanduse kogutoodang tänavu 3,3% ja järgmisel aastal 4,5%. Kõige suuremat mõju Eesti majandusele nii sellel kui järgmisel aastal omab pensionireform. Tänavu võetakse teisest sambast välja 1,5 miljardit eurot. See on umbes 10% Eesti majapidamiste aastasest tarbimisest. Me ei tea veel täpselt, mida inimesed otsustavad selle rahaga teha, kuid suur osa sellest tarbitakse lihtsalt ära. Olgu siis selleks soojamaareis, uue televiisori ostmine või koduremont. Ettevõtted peaksid juba täna tegema ettevalmistusi, et sellest üürikesest buumist maksimaalselt kasu lõigata. Juba enne, kui pensioniraha on jõudnud pangakontodele, on see tekitanud ärevust kinnisvaraturul. Liikleb legend pensionirahast, mis sügisel turule jõuab ja kogu kinnisvara ära ostab. Suurel nõudlusel kinnisvara järele on ka teisi põhjuseid. Muuhulgas see, et koroona aja piiratud võimalused oma raha kulutada on aidanud nii mõnelgi kokku saada selle vajaliku raha uue kodu sissemakse tegemiseks. Küll on rohkem kui tõenäoline, et praegune spurt jääb kinnisvaraturul üle pika aja viimaseks. Viimaste aastate suurte müüginumbrite taga on olnud arvukas laulva revolutsiooni põlvkond. Kui 80-ndate lõpul sündis Eestis aastas umbes 25 000 last, siis 90-ndatel kukkus see kiiresti 13 000 juurde. Peamise ostjaskonna langust poole võrra ei suuda kompenseerida miski. Kui minu käest küsida, mis valdkonnas otsida aastal 2021 tööd või kus asutada oma ettevõtte, siis ma vastan kõhkluseta. IT. IT-sektor oli eelmisel aastal üks vähestest, kes värbas inimese juurde ja kus keskmine palk tõusis 10%. Muuhulgas on IT-s saanud üks Eesti majanduse kõige tähtsatest sektoritest. Eelmisel aastal oli selle pannud sisemajanduse kogutoodangusse võrdväärne näiteks ehitussektori omaga. Ja kui IT kasvaks sama kiiresti, kui ta seda on teinud viimase 5 aasta jooksul, oleks järgmise 5 aasta pärast tegemist Eesti kõige suurema majandusharuga. Kui sa soovid lähemalt tutvuda SEB majandusprognoosiga, siis kliki selle postituse all oleval lingil.